tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja mina olen teie saatejuht Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul, kartmata olla esimene. Ja meie eesmärk on siis sukelduda nende mõttemaailma ja saada aru, mida ja kuidas nad on teinud selleks, et jõuda sinna, kus nad on jõudnud. Täna on teid ees ootamas matk ja mitte lihtsalt niisama matk, vaid kõrbematk koos ühe imelise naisega, kes on turundaja, aga samas ka ultrajooksja. Pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi. Tere tulemast saatesse Loona Järvloo! Sportland, Be First podcast. Proovida panna ennast sellistesse olukordadesse, kus sa lähed sellele hirmule vastu, et ega sa sellest muidu nagu üle ei saa. Sa pead lihtsalt mõtlema, et võib-olla see töökoht on mulle aste järgmiseks töökohaks. Tegelikult oli nii vähe minna, et see on nii huvitav, kuidas inimesed võivad ka murduda nagu nii vähe enne finišit. Sportland, Be First podcast. Aitäh ja tere Sandra. Tere Loona. Kas kõrbes on ka selline aplaus, kui jooksmas käid? Võib-olla peale 10 tundi siis seal lõpufinišis saad sellise aplausi, aga üldiselt väga palju hääli sa ei kuule seal. Ainult hääled peas, jah? Ja, kas klapid võivad peas olla? Klapid võivad peas olla, aga sul ei ole võimalus laadida kuskil oma elektroonilisi asju, et sa pigem hoiad seda akut tähtsamate asjade jaoks ja üldiselt sa kogu aeg mõtled hoopis, sul on nii palju asju teha, mõelda, kas sa pead nüüd jooma, kas sa pead nüüd sööma, kuidas mitte üle kuumeneda, et tegelikult sul on päris palju tegemist, et sa võib-olla ei tahagi kuulata midagi. Okei, see on vau. No see on tõesti, see on vau. Ma olen sind jälginud Instas päris pikka aega. Meil on tegelikult väga palju ühiseid sõpru, aga siin me täna kohtume esimest korda. Ja, aga selline tunne, nagu ma teaksin sind nii hästi, et kui kuuled praegu mõtlevad, et millest nad räägivad, siis me kohe varsti hakkame sellest rääkima, et mis katsumuse Loona küll sel suvel endale ette võttis. Aga enne seda saame sinuga natuke paremini tuttavaks. Ja meil on esimeste või Be Firsti saates alati esimene segment on esimeste mäng. Siis meie alustan lauset, sina lõpetad selle ja me räägime sinu esimestest. Teeme nii. Nii. Esimene aasta välismaal. Esimene aasta välismaal oli 2006, kui ma läksin sinna Sveitsi õppima boarding school'i. Ma vaatasin selle sõna veel eestikeelse versiooni, et see on internaatkool, mis kõlab mulle nagu väga hirmutavalt. Aga tegelikult see oli lihtsalt rahvusvaheline kool, kus lapsed tulevad igalt poolt üle maailma kohale ja see programm, mida ma seal tegin, oli IB ehk siis International Baccalaureate, et millest võib-olla erineb natuke tavalisest keskkoolist, et sul on võimalus valida teatud spetsiifilisemad aineid, näiteks mina õppisin majandust, et see on juba sul seal 10., 11., 12. klass. Ja sealt see oligi see esimene aasta ja tegelikult mul tuleb meelde üks naljakas lugu esimene päev seal internaatkoolis. Ma vaatasin, et kus siis minu tuba on ja kes minu toakaaslane on ja seal oli kirjas Miga ja siis ma ehmatasin ära. Ma pean olema Soome poisiga ühes toas elama ja siis ma olin küll šokis, aga tegelikult selgus, et mul oli hoopis jaapanlanna tüdruk toakaaslane, kelle nimi oli Miga Yasunari. Nii et tegelikult kõik läks siiski hästi. Kuule, aga miks üldse otsustasid minna keskkooli? See on ju väga suur samm. Ja mina seda lugu ei mäleta, aga minu vanaema rääkis mulle, ma elasin väiksena Põlvas maal. Ja ja mina seda lugu ei mäleta, aga mu vanaema rääkis mulle, et kui ma olin juba väike, et mulle meeldis väga käia, ma olin seiklusuvine ja mulle meeldis käia metsas matkamas. Vanaema küll ei lubanud, et kuidas sa lased nagu lapse üksinda matkama, aga ma siiski läksin ja vanaema oli vist nagu salaja hiilinud seal taga ikkagi, et ei saanud lasta mind sinna metsa üksinda. Ja ühesõnaga siis vanaema ikka leidis mu sealt metsast ülesse ja mina oma seljakott seljas ja oma juustuvõileivad seal seljakotis olin öelnud vanaemale, et mina lähen küll kunagi ümber maailma reisile või maailma avastama.
et ma olin nagu küllaltki väike, et ma ei tea üldse, kust mul selline idee, aga et ma olen alati olnud selline väga seiklushuvine ja tahtnud nagu maailma rohkem avastada, et ma arvan, et kuidagi sealt on see tulnud. Väga hull, oota, aga kus sa keskkoolis käisid? Ma läksingi 10. klassist põhikoolis. Ma olin Tartus Audenteses ja tegelikult võib-olla kus see tuli ka, et miks ma läksin, et ma ei olnud väga õnnelik Eesti koolis, ma tundsin, et ma kuidagi ei sulandu sisse, oli palju koolikiusamist, et ja siis ma käisin väga palju sellistel keelelaagritel ja suusalaagritel välismaal juba kuskil 11 eluaastast saadik. Ja siis ma nägin kuidagi seda, et seal oli nagu väga palju väga erinevaid inimesi ja siis oligi, et sa ei pidanudki olema ühtemoodi või et kõik olidki väga erinevad ja mulle tundus, et ma tundsin ennast seal palju mugavamana ja ma arvan, et see on kindlasti suur põhjus, miks ma otsustasin mujale minna. Aga ma saan aru, et sul oli ikkagi selline pere, selline keskkond, kes sai võimaldada seda, et sa saad minna. Et mina ise käisin peale 10. klassi, sain stipendiumi, käisin Inglismaal õppimas ja ma mäletan küll, et see oli mingi ulmeline sunnal, ma olen Rõugast pärit, vaata. mingi kuskilt Rõugast lähed kuhugi, ma ei tea, välismaale. Et keelelaagrid ja see on muidugi hoopis teine asi, et kui palju sa selle peale oled mõelnud, et mõtle, kui sa oleks jäänud siia Eestisse kinni, nagu nii mõttes kinni, mis siis oleks saanud? Ma ei tea, kindlasti ma oleks väga erinev inimene olnud, aga alati kindlasti, kui sa kasvad ja sa leiad kindlasti oma selle, kuidas sa saad siia sisse sulenduda ja mis sulle sobib, et ma arvan, et midagi ei oleks ka valesti läinud, aga sel hetkel oli see mulle õige otsus. Väga äge ja tegelikult kui meid kuulavad noored, siis mina ütlen küll, et come on, kui vähegi võimalik, minge käige välismaal õppimas, see on nii elumuutev kogemus lihtsalt, et see paneb sind hoopis teistmoodi mõtlema ja üks asi on see, et nägema maailma teistmoodi ja teine asi on ka see, et Eestit väärtustama, sest et tegelikult Eesti on nii äge koht. See on väga tõsi, sest ma olin väga kaua aega Eestist eemal ja sel ajal võib-olla, ma ei tea, Instagram, Facebook nagu ikkagi jäi nii tihedat suhtlust ei käi, nagu ma näen, et praegu käib. Et ma olin küllaltki Eestist eraldatud ja siis tegelikult nüüd ma saan aru, et kui ma tulen siia, et siin on nii ilus loodus, te saate igal pool liikuda, iga kell, õhk, mida te hingate, on puhas, et Londonis, kui ma käin jooksmas, siis ütleme niimoodi, et pärast kui sa nina nuuskad, siis see ei ole nagu parim vaade, mis sealt tuleb. Et see õhk on ikkagi nagu nii saastunud, et Eestis on head söögid, tegelikult on hea haridus, et ja nagu sa ütlesid, et tegelikult Eestit väärtustan väga ja olen uhke, et olen just siit pärit. Väga äge, Londoni elust me saame pärast kindlasti rääkida, aga kui sa juba jooksmise ette võtsid, siis järgmine esimeste mängu küsimus on, mis oli su esimene jooksutrenn? Ma arvan, et ma hakkasin oma esimeseks maratoniks treenima 2018, see oli Kopenhaageni linnamaraton ja siis ma otsisin kuskilt internetist lihtsalt mingisuguse kava. Mul ei olnud nagu õrna aimugi, et kuidas see maratoni treenimine käib. Ma ei küsinud mitte üheltki nagu professionaalit, kellelt oleks võinud küsida abi, et mida ma üldse tegema hakkan. Et mul oli mingi kava ja siis ma hakkasin selle järgi seal midagi tegema. Ja seda võib-olla nimetada nii-öelda nagu jooksutrenniks, aga samas kui ma tagasi vaatan, siis need jooksud olid ikkagi sellised, et iga jooksid nii kiiresti kui jõudsid ja tegid seal mingid kilomeetrid ära. Et tegelikult see ei olnud ikkagi selline eesmärgi põhiline treening, et kui sa lähed treenima, et kas sa lähed täna aeglast jooksu jooksma ja teedki nagu seda vastupidavust üritad suurendada või sa lähed, teed mäesprinte, et saada jõudu juurde, et seal kavas ilmselt olid mingid sellised asjad, aga minu arust ma ikkagi jooksin nagu, et nii kiiresti ja nii palju kui võimalik, et ma arvan, see on väga paljude algajate jooksjate selline nii-öelda viga. Aga kas sul ei tekkinud sellist tunnet, et vaata, kui sa jooksid nii kiiresti, nii palju, et selline nagu megaväsimus tuleb peale ja siis tekib siuke, see ongi nii raske, et ma ei tahagi. Seda ei olnud, kui ma võtan mingi asja ikkagi ette, siis ma olen kui ma olen mingi eesmärgi seadnud, siis ma olen üli motiveeritud, et see läbi viia. Et võib-olla ma võtan ka mõnes mõttes realistliku eesmärgi, et ma ikkagi planeerin, et kui palju, et mis seisus ma olen täna ja kui palju mul on aega vaja, et selleni jõuda. Et näiteks paljud jooksjad või harrastusjooksjad just teevad nagu aastas mingi
30 erinevat võistlust ja challenge'it. Et mina seda pigem ei tee, et ma võtan endale võib-olla päris palju aega ja ma tahan olla kindel, et see eesmärk, mille ma teen või see võistlus, milles ma osalen, et ma teen selle nii hästi, kui minu võimuses on võimalik. Issand, kui äge on sind kuulata. Aga mis hetkest sa hakkasid teadlikumalt treenima? Ma arvan, et see juhtus siis, kui olid juba järgmine maraton ja eriti sellised ultramaratonid. Ma võtsin ka ühendust mõne Eesti treeneriga, keda Sandra, sina mulle soovitasid, kui ma nüüd mõtlen, et Markus Pirksaar ka töötasin mingi aeg, et aru saada natuke nagu, et mis eesmärk võiks igal jooksul olla, et siis oli, nüüd on rohkem selline eesmärgipõhine treening ja võib-olla me räägime sellest natuke hiljem ka, aga ultrajooksul loomulikult veel täiesti erinev treening, et sa ei vaata seal võib-olla, et mis tempoga sa jooksed või mitu kilomeetrit sa peaks täna jooksma, vaid sa vaatadki kõike pigem selle järgi, et mitu tundi võib-olla sa pead jalgadel olema ja maastiku jooksmine, seda on väga raske nagu, see võib olla nii tehniline maastik, et seal see 2 tundi versus nagu linnas joosta 2 tundi on lihtsalt nii erinev. Crazy, lihtsalt ütle kuulajatele enne seda, kui me läheme edasi, kui pikk on üks ultramaraton? Tegelikult ultramaratoni defineerida võib nii, et see võib olla kas või 1 kilomeeter rohkem kui päris linnamaraton, mis siis on 42, midagi. 42,2. 42,2, aitäh Sandra. Ma võiks seda juba teada. Need mingid väiksed numbrid siin loonale. Et aga kõik, mis tegelikult on enamasti selline 50, 60, 70, 100 ja nii edasi, et on ultramaraton. Et ja noh, neid on ka kas ühepäevalisi või siis tegelikult siuke multi-stage ehk siis nagu mitmepäevased maratonid. Wow, okei. No treenerid on veidike nagu sellised trennimaailma vanemad. Aga kui me räägime järgmisest esimeste mängu küsimusest, siis mis oli esimene kord, kui sa tunnistasid endale, et su vanematel oli õigus? Nii, mul tuleb meelde selline kord, kui see on tõesti nagu valusalt meeles. Nagu need kõik on. See oli valusalt meeles, et jällegi läheme tagasi sinna, kui ma olin väike ja elasin Põlvasmaal. Mul oli enda poni ja mina sõitsin selle poniga pigem niimoodi, et ei olnud ratsmeed, ei olnud sadulat, vaid ma võisin lihtsalt hüpata ponile selga, võtta talt lakast kinni ja sellega seal ringi sõita. Ja ma olingi vist selline väike Maugli ja et ma neid jalanõusid ka väga jalga ei tahtnud panna ja muidugi vanemate poolt oli reegel see, et hobuse juures peavad olema jalanõud jalas ja mingil juhul ei tohi ilma jalanõud minna ja muidugi hobune kogemata poni astus mulle jala peale, mis oli väga valus ja ma mäletan, et siis ma mõtlesin, et võib-olla peaks kuulama vanemaid. Tõesti? Aga kui palju sa vanematelt praegu võtad õppetunde? Või kui palju nad aitavad? Ma võib-olla neile seda, ma loodan et nad kuulavad, et ma neile seda alati ei tunnista, et ma neid kuulan või ma neid nõu võtan. Aga tegelikult ma ikkagi tõesti usun, et nemad on nii palju üle elanud ja nii palju targemad kui meie, et tegelikult kõik nende nõuanded jäävad ikkagi sulle kuhugi sinna pea taha. Et mu ema on meeletult tark ja ma tegelikult teda ikkagi natuke kuulan. Nii et siit sellest lausest loeme välja, et isa peab veel pingutama. Isalt ma olen saanud hoopis sellised nagu rohkem teistsugused jooned, et selline olla väga julge ja ettevõtmine ja rohkem sellised oskused, võib-olla vähem teadmised. Aga see kombo on ju imeline. Et kui sa saad ühelt selle, mida sa teiselt ei saa ja vastupidi, et see on väga hästi komplekteeritud paar sealt poolt, et võib-olla lähen isegi mõnikord jutule, küsin, kuidas te seda tegite. Kas tuleb mõni selline väga konkreetne asi ka meelde, mida sa oled nüüd viimasel ajal õppinud, mõtled nagu see oli hea soovitus? Mul ei tule hetkel niimoodi meelde, ma lihtsalt tean nagu mingitel hetkedel sa mõtled, et sa nagu nooremana võib-olla ei kuulanud seda, mida su vanemad ütlesid ja nüüd sa tegelikult näed, et sa tegelikult teed seda selle järgi, mida nad sulle nagu nõu andsid, et kindlasti see üleskasvatamisel on meile väga-väga suur mõju. Väga äge. Esimeste mängu 4. küsimus juba. Esimene õnnestumine. Ma arvan, et
õnnestumine, mida ma tõesti tundsin, et ma olen ennast ületanud ja ma olin väga õnnelik selle üle, oli tegelikult Šveitsi keskkooli lõpetamine. Sellepärast, et kogu see teekond, isegi kui ma ise tahtsin sinna minna ja mul oli seal nii-öelda võib-olla mugavam kui Eesti koolis, mulle see hetk tundus, oli see ikkagi väga raske. Selles suhtes, et õppida inglise keeles, meil oli nagu kõrgema leveli bioloogia, et ma mäletan, et ma lihtsalt õppisin neid osasid paragrahve, et ma võib-olla ei saanud nagu kõigest aru, aga ma õppisin need sõna-sõnalt pähe ja et tegelikult see iseseisvus seal ja see iseelamine ilma vanemateta, ise hakkama saamine ja siis lõpuks selle kooli lõpetamine, et siis ma tundsin küll, et ma olen õnnestunud ja ma olen millegagi hakkama saanud. Kas sul on see quote on quote hea pea? Mul on hea pea enamus alades, aga me võime sellest nagu natuke rääkida varsti, aga näiteks mitte matemaatikas. Aga me võime vabalt nüüd rääkida. Et matemaatika mind üldsegi ei huvitanud ja ma olin rohkem selline kreatiivne ja loov ja näiteks nagu samas mulle majandus meeldis või mingid alad, aga matemaatika mulle ei meeldi, ma pigem joonistasin mingeid lillekesi sinna samal ajal, kui pidi neid harjutusi tegema, aga mis juhtus ja mis on väga huvitav, on see, et kui ma läksin bakalaureust õppima, siis ma õppisin turundust, sest ma arvasin, et see on nagu selline hea connection kreatiivsusega ja seda on võimalik nagu edasi teha. Aga siis ma otsustasin ka õppida finants- ja raamatupidamist bakas sinna kõrvale, sest ma arvasin, et kui ma tõesti nendes numbrite maailmas nii halb olen või tegelikult lihtsalt pole õppinud korralikult, siis ma tean, et turunduses ikkagi on seda vaja. Nii et ma sundisin ennast finantsi õppima. Võib-olla osasid õpikuid lugesin 2 korda läbi. Leidsin endale sõbrannad, mul üks India sõbranna, siiamaani tänud temale, et ma selle ainest läbi sain, kes vastutasuks kas lõunale või õhtusöögile aitas mind mul neid ülesandeid teha ja kodus õppida. Et täna ma olen nii tänulik iseendale, et ma seda tegin, sest tänases töös ma töötan iga päev data, analüütika, eelarvete tegemisega, et see on nagu väga-väga palju andnud juurde. Oled sa sellele ka mõelnud, et kui sa poleks õppinud nii palju ja läinud näiteks, ma ei tea, kohe tööle turundusse, et mis see vahekord siis oleks olnud või kuidas su elu oleks siis võinud minna, et kas see kool ikkagi kuidagi aitas sind või? Ma olen sellele isegi nagu mõnikord tööle minnes mõelnud, et nii huvitav, et kuigi see, mida õpitakse turunduses bakas ja magistris on väga selline teooria, siis siiamaani ikkagi need teooriad on nii tugev aluspõhi nii paljudele strateegiatele, mida sa koostama hakkad. Et võib-olla kui sa lähed turunduses kohe mingit väga spetsiifilist, ma ei tea, kas sa lähedki Facebook ads'e tegema, kui sa lähed väga mingit spetsiifilist asja, siis ma usun, et sa saad teha mõned kursused ja võib-olla sa saadki minna seda tegema. Aga kui sa tahad jõuda sinna, et sa vaatad kogu turundusstrateegia mingile organisatsioonile või ettevõttele, siis ma arvan, et sa peaksid siiski natuke õppima kõike seda põhialasid ka, et ma arvan, et see mulle palju andnud. Pluss see nagu need tutvused kursustelt, et ikkagi siiamaani on hea network sealt. No õnnestumisi sul on kindlasti olnud palju, aga ma kujutan ette, et nende õnnestumiste taga on olnud ka veidike sellist kahtlust või sellist nagu hirmutunnet. Et kui sa mõtled, et mis oli su esimene hirm? Esimene hirm oli siis, kui ma olin kuskil 13 ja Männiku karjääris toimusid freestyle suusatamise vette hüpete võistlused. Ma ei olnud mitte kunagi vette hüpanud suuskadega ja ma ei tea, kust mul see idee tuli, et ma läksin sinna võistlustele. Aga sa suusatanud olid ikka? Mõtlesad igaks juhuks? Ja suusatanud ma olin, aga vettehüppeid ma kindlasti teinud ei olnud. Ja siis ma seisin seal selle vettehüppetorni otsas ja siis oli küll väga suur hirm ja ega tegelikult kui seal ei oleks olnud kogu seda publikut, siis ma sealt kindlasti alla ei oleks läinud, aga kuidagi ma sealt alla läksin ja ma ei tea, see hirm ei läinud vähemaks ka nende, kui pidi järgmine kord nagu uuesti hüppama minema, et siis oli väga suur hirm. Oot, ma lihtsalt nagu kuulan praegu sulle, et ehk siis sa lihtsalt otsustasid ühel päeval, et ma olen suuskadega sõitnud ja ma lähen nüüd trikivõistlustele, hüppevõistlustele. Loona, kuidas? Mis asja?
ja ma siiamaani mõtlen nendele asjadele tagasi, et kindlasti võib-olla ma arvan, nüüd oled ikkagi elukogenum ja targem ja selliseid otsuseid enam ei teeks. aga kuidas sul läks? ma arvan hästi, sel ajal Eestis ei olnud väga tüdrukuid, kes seal võistlesid, et võib-olla ma sain mingisuguse sellise lohutusauhinna. täitsa lõpp, aga kas on sul veel asju elus, mida sa oled teinud, mõelda, et ma juba enam-vähem oskan, ma lähen, I m gonna go all in. Eks seda juhtub palju, ma arvan, eriti meil isegi tööalaselt, et mõnikord sa tunned, et sa võib-olla ei tea kõike, aga sa pead minema kuidagi enesekindluse ja nii paljudest teadmistega, kui sul on. aga nagu oma hirmudele muidu vastu minemist on mul küll väga palju, et mul on näiteks, ma kardan väga kõrgust ja mulle tundub, et see läheb iga aastaga ainult hullemaks. et siis me olemegi teinud, mida langevarjuhüppe, et proovida, et kuidas saada nagu oma sellest hirmust mööda. või nüüd hiljuti ma käisin Šveitsis matkamas ja mu Eesti sõbranna viis mind matkale, kus oli rippsild, mis oli mingi võib-olla 400 või 500 meetrit pikk ja väga-väga kõrgel. Et nagu proovida panna ennast sellistesse olukordadesse, kus sa lähed sellele hirmule vastu, et ega sa sellest muidu nagu üle ei saa ja kui sa hakkad neid vältima, siis need lähevad aina hullemaks tegelikult. aga mis su sisekõne on nendel hetkedel, kui sa pead astuma selle silla peale, sa tead, et sa hakkad kartma? Kuidas sa räägid endaga? No vaatad su eesmärk on siis, ainuke eesmärk on see, et sa jõuad sealt sillast üle. Oota, aga teisele pool tagasi peab koju minema? Seda ma küsisin kohe esimese küsimuse sõbrannalt, et kas see matkarada on ring või on edasi-tagasi. Õnneks oli ring. aga sa pead endale seadma selle eesmärgi, et samal ajal kui minu eesmärk oli lihtsalt jõuda nagu niimoodi, et ma ei kukuks kokku seal sillal sellest hirmust sinna teise punkti. Et samal ajal minu sõbranna loomulikult tegi pilte, filmis jalgade vahelt, igalt poolt. Et mina mingeid muid tegevusi seal tegema ei hakka, et mina ainult lähen oma eesmärgi nimel. Okei, see on päris crazy. Ühesõnaga, siis lihtsalt lähed peale? Lähed peale jaa, aga ega seal ongi selle nagu ma olen lugenud ka natuke selle kõrguse kartuse peale, et tegelikult, et kui sa ajadki ennast nagu vaimselt juba nii nagu stressi, ega su keha siis reageerib sellele kohe ja tegelikult sul hakkavadki jalad värisema ja sa tunnedki, et sa ei tunneta oma või kontrolli oma keha, et see ongi päris selline scary. Aga ma arvan, et sa pead olema väga teadlik, et sul selline asi on, kuidas sa võiksid sellises olukorras tegutseda. Aga kindlasti ei tohi hakata neid asju vältima. Aga ma saan aru, et sa oled lugenud ja õppinud palju selle kohta. Miks ma lihtsalt nagu küsin, mul ei ole nagu otseselt selliseid suuri hirme endal. Ja kui ma peaks midagi mainima, siis ma arvan, et kõrgus võikski olla see, et ma ütlen, et ma ei karda seda, aga ma pole väga fänn. Et ma pigem nagu väldin. Ja mulle kohati tundub, et mõned inimesed on, kellel on nagu tõesti väga-väga suur hirm, et kas see ei tekita nagu traumat, et kui sa nagu sunnid ennast, siis sa oled seal keskel ja sul tekib mingi paanikahoog, et kas kuidagi peaks ennast veel enne ka ette valmistama selleks, et... Ja kindlasti kogu oma mõtlemisega ennast ette valmistada, et see saabki raske olema, et see ei saagi olema mul kerge, et ma lihtsalt siit kõnnin nagu üle silla või mis iganes see katsumus on. Et mentaalselt ennast valmistama ja proovime hästi olema fokusseeritud oma sellele eesmärgi saavutamisel, et mitte midagi seal muud mõelda. Aga loomulikult seda on lihtsam öelda, kui teha, et paanikahoog on muidugi veel eraldi täiesti teema, et seda mul ei ole õnneks olnud. Okei. Jõudsime siis nüüd selliste teemade juurest esimeste mängu viimase küsimuse juurde. Ma ei tea, kui lihtne või raske vastus see sul on, aga mis on esimene asi, mida sa hommikuti teed? Söön hommikust ja joon kohvi, et minu jaoks on ülioluline hommikusöök ja see hommikusöök, ma olen natuke mures enda ja oma elukaaslase pärast, et see hommikusöök on olnud nagu väga palju aastaid iga hommik sama. Et ma ei tea, kas see on, ma ei tea, kas see on tervisele. No mis sa sööd? Avokaado võileib munaga ja granoola puuviljadega, et see on iga hommikumenüü.
ei, aga miks mitte, see on nagu Steve Jobs ja suured Silicon Valley CEO-d alati panevad ennast iga hommik ühtemoodi riidesse, söövad kogu aeg samu asju, et sa ei pea mõtlema selle peale, et või kulutama kuidagi oma aega ja energiat selle peale, et mida ma nüüd teen, mida ma selga panen, mida ma söön, et miks mitte ja mulle tundub, et see keha reageerib väga hästi et nagu sellele hommikusöögile. Aga ma nõustun, see on küll minu mõte, et mida vähem otsuseid sa hommikul pead tegema, et seda parem, et see just see riietumine, söömine ja ma arvan, et kogu see planeerimine mul igal juhul tulnud väga tugevalt sisse, just kui mida rohkem trenne sul on, seda rohkem sa pead oma päeva planeerima. Et paljud küsivadki mõnikord, et kuidas sa nii palju joosta jõuad kõige selle muu kõrvalt, aga tegelikult mida rohkem sul on asju, mis sul on vaja päevas teha, ma arvan, Sandra, sa tead väga hästi, et seda rohkem peab olema kõik planeeritud ja lõpuks sa jõuadki rohkem teha. Aga kuidas sa planeerid? On sul mingisugune süsteem, kas sa võtad nädalas korra, iga päev, kuus? Ma planeerin, see oleneb tegelikult natuke ka kas nagu sport või tööasjad, et tööasjad on väga sellised, et iga päeva lõpus teen järgmiseks päevaks plaani ja nii edasi, aga enda eraelu või spordiasjadesse ei ole nii täpne, aga samas mulle meeldib ikkagi, kui mul on mingisugune kava või plaan jooksuks, et ma tean iga päev, mis trenni ma teen. Samas ma olen ikkagi väga selle poolt, et inimesed peaksid kuulama oma keha, et isegi kui neile see treener või see internetikava on ette öelnud, et täna peab tegema mingeid hulle sprinte väga-väga kiiresti, et kui sul see päev sa oled ikkagi väsinud ja su keha on nõrk, et siis sa sellest treeningust ei saa niikuinii nagu seda, mis sellest oli vaja, et muuda selle asju ringi ja kuula oma keha, et loomulikult on väga kerge minna selle teed, et mõtled iga päev, et täna ei ole see päev, aga ürita siis ikkagi olla nagu aus iseenda vastu. See on väga hea soovitus siia esimeste mängu lõppu. Juhu, no nii, jõudsime sellega lõpuni, mulle alati meeldivad esimeste mängud, siit saab nii palju infot inimese kohta ja ma hakkasin nagu silmaga piilusin, et mis mu nagu järgmised küsimused võiksid olla ja siis ma mõtlesin, et oleme kõik need juba ära rääkinud. Nii et nüüd me saame eestlaste kombel sukeldada kohe tööjuttudesse. No sa oled korduvalt öelnud, et sa elad Londonis, sa oled öelnud, et sa töötad turunduse valdkonnas, aga see täpsemalt sa vist oled digiturunduses. Nüüd viimase aasta ma olen olnud turundusjuht kogu turundusele. Mis haldab kõik PR, event, üritused, sotsiaalmeedia, digitaalturg, et see nagu kõik, aga ennem seda mu karjäär on tõesti, sul on õigus olnud väga fokusseeritud just digitaalturundusele. Mis ettevõttes sa praegu töötad? Selle nimi on RipChar, mis on tehnoloogia, tarkvara andja. Ja võid panna estonglishit vabalt. Et neid, kusjuures ma just mõtlesin, et neid töösõnu on kõige raskem eesti keelde tõlkida. Aga pane vabalt, kasuta ingliskeelseid. Aga selles suhtes näiteks see ettevõte, kus ma töötan, tegeleb finantskuritegude nagu eemaldamisega või aitab pankadel ja finantsasutusel seda teha. Et seal on väga palju selliseid ingliskeelseid nagu akronüüme ja mingeid asju, siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas neid üldse eesti keeles öelda ja no üleüldse akronüümidega mul tuleb alati see meelde, et Elon Muskil oli vist selline reegel, et võivad küll olla firmasisesed mingisugused akronüümid, et oleks lihtsam rääkida, aga need peavad kõik läbima tema nõusoleku, see peab olema meilis kirjas, et need on lubatud akronüümid, mis firmas on ja vaadates oma ettevõtet, kus on nagu tohutult neid akronüüme, siis ma mõtlen, et võib-olla see polegi nii halb mõte. Issa ma mäletan, kui ma esimest korda läksin siis nagu treeneritöö kõrvalt mingit muud tööd tegema, siis olid ka mingid roid ja mingid asjad ja ma mäletan, ma istusin koosolekul ja olin niimoodi, mis asi on, guugeldasin vaikselt niimoodi, mis see tähendab, et selleks, et saaks seda nii palju. Just ja eriti kui see ongi mõeldud see, et kui sa oled uus töötaja uues firmas, et sa ei peagi teadma tegelikult kõiki neid akronüüme ja võib-olla kui sa oled seal esimesel miitingul, siis sa ei julgegi küsida, et mida need tähendavad, sest sa arvad, et kõik peavad seda teadma, aga tegelikult alati küsi ja see lihtsalt inimesed, kes on juba harjunud neid kasutama, nemad arvavad, et see on nii iseenesest mõistetav, aga tegelikult ei ole.
aga kui sa enne ütlesid ka, et sa oled selline loov inimene, vähemalt olid varasemalt ja kui ma sind Instas jälgin ja vaatan, siis ma alati vaatan, Loonal on nii ilusad, mingid ägedad outfit'id seljas, sa näed nii lahe välja, et miks tech-valdkond, miks mitte midagi sellist nagu, ma ei tea, naiselikumat või mingi spordibränd või midagi sellist? Ja väga hea küsimus. Kui ma käisin Genfis ülikoolis, siis ma olin ümbritsetud tegelikult väga suurtest brändidest ja seal on hästi paljude brändide peakontorid on seal ja mina alati arvasin, et see ideaalne karjäär näeb välja selles, et sa töötad selle kõige kuulsama brändi turunduses, et see on see ideaalne karjäär. Aga siis mulle jäi ka meelde väga hästi ühe professori ütlemine meile, et ta ütles, et selleks, et olla edukas, sa ei pea alati töötama kõige nii-öelda seksikamas valdkonnas, et sa ei pea olema Gucci turundaja, et sa võid ka töötada hoopis mingis mitte seksikas valdkonnas ja seal on väga põnevaid challenge eid, väga põnevaid töökohti, et te võite hoopis kuskil mujal edukad olla. Ja siis nagu tõesti mõtlesin, et okei, et võib-olla ei peagi olema nagu see Gucci või see mingisugune kõige suurem bränd, et on nagu muid võimalusi ka ja sellele tehnoloogia vallale ma kuidagi lihtsalt sattusin ja ma ei ütlegi, et esimene töökoht, mis mul seal oli, et ma arvasin, et ma väga huvitan just sellest tehnoloogia, software, tarkvara alalt, aga mida rohkem ma seal sees olin, siis seda rohkem ma sellesse ära armusin, et nii palju, kui seal seda muutust iga päev on ja kui palju sul neid tarki inimesi ümber on, et see on kõik väga põnev. Millega sa täpsemalt tegeled? Kuidas su tööpäev välja näeb? Minul on oma tiim. Seal on erinevad, seal on sisuturunduse inimesed, seal on disainerid, seal on sellised automatiseerimise või emaili inimesed ja väga palju erinevaid inimesi tiimis. Ja mina juhin kogu seda tiimi, et mõtlengi välja turundusstrateegia, et kuidas me saaks, see on siis B2B ehk siis ärilt ärile turundamine, et kuidas me saame kõik need maailmapangad, kõik need maailma finantsasutused just rääkima meiega ja nad teaksid meie brändist ja nad võtaks meiega ühendust. Kas see on lihtne või raske töö? See on pigem väga raske, sellepärast et need müügitsüklid on väga pikad. Et mina olen tegelikult, kui sa küsisid ennem ka seda, et ma olen väga selline loov ja kreatiivsem, et ma olen tegelikult läbi oma karjääri muutunud palju rohkem selliseks, olen fokuseeritud datal ja analüütikal, et see on tegelikult palju muutunud, et miks ma arust, see on kunst. Ei, see on kindlasti kunst, aga näiteks kui müügitsüklid on päris pikad, siis on päris raske siis väga kiiresti seda datat saada, et mis toimib ja mis ei toimi, et minna edasi, et vaata, testid midagi, see toimis, see ei toiminud, et võtab nagu natuke kauem aega, et saada nendest tulemustest aru. Aga kindlasti pole võimatu, et tänapäeval seda datat ja analüütikat on meile aina rohkem ja rohkem kättesaadaval. Sa oled õppinud veel väga paljudes kohtades, peale Genfi sa läksid kuhu? Londonisse. Ja siis sa jäidki Londonisse? Siis ma jäin Londonis, ma tegin seal magistri ja siis tegelikult juhtus huvitav lugu, et ma hakkasin tööd otsima peale magistrit, tõesti huvitav lugu. ja siis Tell me more. Ja, ma arvan, et ma saatsin kuskil üle 50 erinevasse firmasse oma CV. Ma arvan, et viimased CV-d juba seal see cover letter, ma ei tea, kas need firma nimed said enam nagu vahetatud või mitte. Et ma olin juba väga nagu nördinud, et ma olen nagu nii palju õppinud, et ma tunnen, et ma olen väga motiveeritud, ma oleks väga töökas. No nagu kõik, kes on selles olukorras, kes on ülikooli lõpetanud ja otsivad tööd. Ja ma kuidagi sattusin, lõpuks leidsin ühe reklaamiagentuuri, mis on Londoni oma, aga nende digitaalturundustiim on Tallinnas. Ja siis ma tulin peale Londonit 6 kuuks Tallinnasse ja töötasin seal agentuuris. Ja sealt ma sain tegelikult endale väga head sellised natuke tehnilisemad nagu SEO ja paid advertising'u oskused, et mida vähemalt sel ajal ülikoolis selliseid oskusid väga ei õpetata. Nendest räägitakse natuke nagu üldisemalt, aga tegelikult seda praktilist osa ikkagi õppi. Et sealt ma sain sellise väga hea tehnilise poole ja tegelikult olingi 6 kuud Eestis siis ka. Nagu praktikal siis põhimõtteliselt. Ja siis pärast seda sa leidsid endale ikkagi Londonisse töö ja kolisid sinna tagasi. Ja just.
ja sealt sa olid ikkagi oma hea paar aastat tegutsesid seal. Et miks ma tegelikult nagu küsin seda on see, et mulle tundub, et ka paljud noored tahaksid, see tundub selline seksikas asi, et ma tahaks minna kuhugi suurlinna, tahaksin seal elu proovida, aga kuidas sa alustad, millest sa alustad? Mis sinu see valem või kuidas sinu blueprint välja nägi? See oligi väga raske, nagu ma ütlesin, et 50 seda erinevat kandideerimist, et sa lihtsalt ei tohi alla anda kindlasti. Aga samas võib-olla kuidas Londoni see töölevõtmisprotsess on, et see on väga palju läbi värbajate, et seda ma ei teadnud näiteks, kui ma olin ülikooli lõpetanud, et sa pead võib-olla üles otsima need värbajad ja nendele rääkima, mis on sinu oskused, mis on sinu tugevusküljed, mida sa otsid ja siis väga paljud on nõus sind nagu aitama ja niimoodi sa jõuad arvatavasti palju rohkem sinna intervjuu staatumisse kui see, et su CV lihtsalt läbi skännitakse mingite teatud otsingusõnadega. Aga mis sa arvad, kas sinu puhul see oli mingi oskus, teadmised või oli see kuidagi mingi sinu iseloomuomadus, mis aitas sul selle lõpuks seal Londonis töökoha saada? Ma arvan, et see on kõik ikkagi kinni selles, et sa ei anna alla, et sul on väga lihtne olla ikkagi lõpuks, kui sa oled nii palju kandideerinud, et no aitab nüüd, et ma olen ju proovinud kõiki asja, et ei tohi alla anda ja peab edasi vaatama ja teine asi, mis kindlasti on väga oluline, on see, et sa ei saa mõelda, et su esimene või võib-olla isegi teine või isegi kolmas töökoht on su see unistuste töökoht. Et see lähebki tagasi sinna see jutt, mis me rääkisime, et kas töötada selle nagu väga tuntud brändi jaoks või töötada kuskil mujal. Et sa pead lihtsalt mõtlema, et võib-olla see töökoht on mulle aste järgmiseks töökohaks või nagu üks aste lähemale selleni, kuhu ma jõuda tahan. Et mina nägin küll väga palju oma ülikooli kaaslasi, kes ainult üritasid saada sinna oma, ma ei tea, Google'isse või nagu neil olid mingid unistuste töökohad, kuhu nad tahtsid ja nad arvasid, et nende esimene töökoht peab see olema, et ei pea, et võid teha natuke kogemust saada ka muudes firmades. Aga mis sa arvad, kas mingi hetk peaks nagu aru saama, et kui sa saad kogu aeg ei. Et mis hetk on see, kus sa peaks endale nagu otsa vaatama, ütlema, et kuule, aga võib-olla see ei õnnestugi, äkki peaks midagi muutma. Ma ei tea, mis iganes see muutus on, et kuidas sa sellega suhestud? Ma arvan, et see oleneb inimest ja mida ta soovib saavutada, et ma tunnen näiteks, et minul arvatavasti ei ole sellist ettevõtja hinge nii-öelda, kes võib-olla saabki väga palju neid eisid, nagu väga palju ja ta on ikka nii, et ei, ma proovin edasi, sest ta usub oma ideesse ja isegi kui talle kõik inimesed ütlevadki ei, siis tema tunneb, et see on õige asi ja niimoodi tekibki väga palju innovatsioone ja väga huvitavaid lahendusi. Et ma arvan, et minus seda päris ei ole, et ma läheks selle lõpmatu eini, et kui ma ikkagi saan nagu paar eid mingis kohas, siis võib-olla ma mõtlen, et mis see alternatiiv oleks või kuidas natuke teistmoodi teha. Kas sul on mingi, ma ei tea, slogan või mingi moto, mis on sind kandnud sellest ühest ametist teisi just nagu tööalaselt rääkides? Tuleb olla julge, et igasse töökohta, kus ma läksin, siis ma astusin kindlasti palju suurematesse kingadesse, kui jalg tegelikult oli. Et eriti just see viimane töökoht, kust ma läksin tegelikult, ma olin ennem seda väga digitaalturundusele spetsialiseerunud ja ma hüppasin siis sellisesse rolli, kus ma juhin kogu turundust. Aga miks see oli tegelikult üldse võimalik, kui ma nüüd selle tagasi mõtlen, siis kui ma töötasin seal digitaalturundusalal, ma ise proovisin kogu aeg teistest valdkondadesse ka ennast kaasata. Et näiteks kui oli mingi sisuturunduse asi või oli mingid üritused, et ma pakkusin oma abi, aga samal ajal tegelikult ise õppisin hästi paljudest erinevatest valdkondadest. Et ma arvan, et seda sa saad teha hästi palju, kui sa töötadki just nagu startup'is või growth up companies võrreldes sellega, kui sa oled mingi suure brändi oma, kus sul on arvatavasti väga spetsiifiline roll ja sa ei tohigi tegelikult võib-olla nagu muid asju teha, et kui sa töötad startup'is, sa saadki ise vaadata ja katsetada, et äkki mulle meeldib see asi rohkem, äkki see ja sa saad hästi palju kogemusi. Et kui sa tahad lõpuks olla siis hoopis nagu millegi kogu osakonna juht või midagi muud, et siis sul on tegelikult vaja väga seda laia ülevaadet kõigest. Kas see, et sa niimoodi tegid, oli su isiklik soov ja huvi õppida või seal oli see, et ma tahan jääda ka nagu mingi senior'itile kuidagi silma?
see oli pigem see, et ma tahtsin ise õppida, et sel hetkel näiteks, kui ma seda tegin, siis ei olnud võimalik väga palju seal organisatsioonis kuhugi kõrgele ronida, et ma pigem tahtsin ise õppida ja teada saada, et kuidas kõik erinevad turundusasjad koos ka töötavad, et sa ei oleks oma selles ühes boksis. Kas sa oled teinud ka mingisuguseid väga suuri apsakaid oma karjääris? Tegelikult see ei ole väga suur. Nüüd, kui ma vaatan seda, siis see ei ole väga suur apsakas, aga sel hetkel see tundus mulle väga suur apsakas. See oligi mu esimene töökoht, kus ma töötasin agentuuris ja meil olid tegelikult Londoni kliendid, kellel olid väga suured eelarved iga kuu. Ja mina arvasin, ma olen siuke konservatiivne, et mina arvasin, et see on okei, kui ma 10% vähem seda eelarvet kulutan ja sellest oli väga suur probleem selle kliendiga. Et sa vähem kulutasid? Et ma vähem kulutasin, ma kulutasin 10% vähem ja see oli ikka väga umbes et klienti ei kaotanud, aga see oli väga suur probleem ja ma kunagi ei arvanud, et see võiks olla. Ma oleks ka mõelnud selle peale, et aga võitsin kokku ju. Ja just, aga tegelikult on see, et paljude ettevõtete jaoks on see, et mida rohkem raha nad turundusse panevad, seda rohkem tuleb ka sealt tagasi, et selle võrra võib-olla nende üldised äritulemused võivad minna alla, mis on muidugi hea, mis näitab, et turunduse asjad toimivad, aga et see oli mulle oligi vist võib-olla mingi 3. kuu esimene töökoht, et see oli väga, väga hirmus. Ma tahan korra tagasi tulla nende suurte kingade juurde. Mina kardaks, ma ütlen ausalt, et mul on kuidagi pikka aega, tegelikult ma valetan. Kui ma olin noorem, siis mul ei olnud mitte mingisugust probleemi, lihtsalt nagu hüpata sisse mingisugust, ei oska, aga õpime käigus. Ja nüüd praegusel ajal on niimoodi, et ma mõtlen, et kui ma peaks minema, keegi pakuks mulle mingi suurt turundusjuhi kohta, on ju, ma hakkaks ikka mõtlema, kas ma ikkagi olen piisavalt hea, äkki ma ei tea piisavalt ja siis nagu ütled ära, et kust sa võtad selle julguse, et lihtsalt teha? Ma mõtlesin täpselt nii, nagu sa just kirjeldasid seda. Ma isegi alguses, kui see tööpakkumine mulle tuli, siis ma arvasin, et ma isegi ei tee seda intervjuud, sest ma ei ole piisavalt hea selleks positsiooniks. Ja tegelikult ma sain tuge palju, tervitused Liisa Ennuste, Liina oma sõpradelt, kes ütlesid mulle, et muidu, mis sul kaotada on, vähemalt läbi see intervjuude protsess, vaata, et kuhu see kõik jõuab. Ja siis ma olin nagu okei, et vähemalt ma teen selle ära. Aga mõtle nagu just see, et nagu sa just ütlesid, et mõnikord sa annad juba alla ennem, kui sa oled jõudnud sinna, kuna sa arvad, et sa ei ole piisavalt hea selleks. Et ma läksin ikkagi selle kogu teekonna läbi ja lõpuks oligi see töökoht minu. Ja siis oli ka muidugi hirmus, et mis nüüd edasi hakkab saama. Aga ma arvan, et kui sa oled ise piisavalt nagu motiveeritud ja alati tahad õppida rohkem, siis kõik on võimalik, et olen hakkama saanud siiani. Üliäge. Mis on sinu arvates ühe hea turundusjuhi väga olulised omadused, mitte ainult iseloomuomadused, aga üldse? Kindlasti esimene asi, mis tuleb meelde, on kohanemisvõime, et hetkel nii turunduses kui maailmas kui sinu tarbija osas, et nii palju asju muutub, et ei ole enam see, et iga aasta võtan selle sama vana playbooki, mille järgi kõik need strateegiad ja kampaaniad üles sean, et sa pead ikkagi võib-olla iga kvartal mõtlema ümber, et kas su tarbija on muutnud oma harjumusi, kas on tulnud uut tehnoloogiat, et väga selline kiire kohanemine, et sa ei saa jääda, et arvad nüüd, et oled 10-15 aastat turunduses olnud, et sa oled nüüd vana turundaja ja sa tead kõiki oma strateegiaid, et kuula uusi inimesi, kuula nooremaid, et nii palju uusi asju tuleb peale. Et kindlasti see kohanemisvõime ja teiseks loomulikult kommunikatsioon ja selline jutu rääkimine, nii-öelda storytelling, et nii väljapoole kui ka sissepoole ettevõttes, et väljapoole loomulikult rääkida oma brändist ja rääkida sellest nii-öelda nagu nii ausalt kui võimalik. Et just mis juhtub väga palju tehnoloogiafirmadel on see, et nad on nii elevil oma sellest tehnoloogiast ja nendest nagu feature itest ja asjadest. Nad tahavad ainult sellest rääkida, et proovi olla nagu rohkem nagu inimlikum ja rääkida oma brändist teistmoodi ja see kommunikatsioon sisepoole on väga oluline just osakondade vahel.
et sa võtaks kõik selle toote, müügi, kõik teised osakonnad sellele teekonnale kaasa, sest sul on tegelikult turunduses kõiki neid vaja. Et see on ülioluline ja seda ma näen tegelikult paljudesse ettevõttesse, kuhu ma olen läinud, et seal kuidagi see turundus ja müük või turundus ja toode, et nad alati ei räägi ja kommunikeeri omavahel väga hästi. Et alati kui ma olen läinud kuhugi, siis ma olen üritanud, et kuidas seda parandada ja kuidas seda heaks teha. Ja kolmandaks ma ütleks võib-olla, mida me juba mainisime, et väga hea analüütika võime. Et tänapäeval me näeme tegelikult, et turundus liigub, ma ei tea, meil on igasugused AI toolsid, mis tulevad ja igasugust personaliseerimist asju ja nagu nii palju on kõike neid tools'e, mis annavad sulle selle analüütika, et sa pead õppima seda kasutama, sa pead õppima seda lugema ja sa ei saa vaadata, et sinu konkurent tegi väga hea kampaania, et mina teen sama. Sa pead ikkagi vaatama, et okei, kes ikkagi sinu see tarbija on ja sellest datast lugema seda, et sa pead võib-olla tegema muudatusi oma strateegiasse. Aga kuidas te mõõdate oma tulemuslikkust? Meie mõõdame seda lõpus tõesti müügis, et ärilt ärile turunduses sul ikkagi on väga selgelt näha, et kas turundus on toonud sisse müüki, et see on väga selline direct sinna seda näha ja erinevad analüütikameedia, meil on Salesforce ja erinevad toolsid, kus seda vaadatakse ja muidugi turunduses selline mitte vana teema, vaid selline lõpmatu teema on see attribution, et näha siis, et kui palju ja kus sul ikkagi need kampaaniad on nagu mõjutanud. Et minu arust see on selline asi, mida sa oma organisatsioonis saad alati kogu aeg edasi arendada ja edasi proovida täpsemaks ja paremaks ajada. No teil on B2B, mis kanalit kõige paremini töötavad? Sellistest digitaalkanalitest LinkedIn on see, mis on siis see, ma ütleks nagu, mis on muidu B2C mingi Instagram või TikTok, et LinkedIn. Kuigi ma arvan, et varsti tuleb midagi muud, et see on ka natuke selliseks juba seal on väga palju sellist juba segu nii-öelda rohkem sellist personaaluudistest versus äri, et ma arvan, et seal võib-olla tuleb midagi muud ja kanalite mõttes muidu üleüldiselt selline community loomine läbi ürituste. Et kas sa teed, näiteks sa lood mingi sisu, mis on mingi industry report ja siis sa annad selle välja, siis sa kutsud inimesed round table'il, te arutate seda, et luua selline nagu community, kus oma ala eksperdid saavad arutada ja rääkida oma asjadest, et selline ürituste osa on ka väga oluline ja väga suur. Aga see on pigem siis nagu network imise jaoks üritused või te päriselt tahate sealt mingisugust sisendit saada? Need on selle jaoks, et luua brand awareness'i ja et kõik teaksid sind, aga nendel üritustel loomulikult sa ei tee sellist hard pitch'i, et sa räägid, et miks su see firma parim on, et seda sa teed võib-olla paar steppi hiljem. Et aga need üritused on ikkagi sellest, et inimesed teaks sinu brändist ja et sina oleks sellele community'le väga lähedal. Mis on su nipid, kuidas saada inimesi nendele üritustele? Ma arvan, väga suur trend on B2C-l oli see juba kindlasti varem, on sellised micro-influencerid ehk siis no B2B-l nad ei ole tegelikult nagu influencerid, nad on nagu oma ala eksperdid. Aga nad on influencerid selles suhtes, et neil on oma selline jälgijaskond ja kui sa saad nendele üritustele teha koostööd mõnede nende selliste niche micro-influenceritega, siis kindlasti see on nagu see suur nipp, kuidas inimesed ikkagi nendele üritustele saada, et nad ei taha tulla lihtsalt mingi tehnoloogia vendori üritusele, sest nad teavad, et arvatavasti neile tahetakse ainult müüa seal. Ülipõnev. Kuule, tööjutu lõpuks ma vaatasin korra kella, nii põnev lihtsalt on kuulata, mis sa räägid, et olles ise ka nagu turunduses sees on ju, et nii palju tahaks veel küsida, aga muid teemasid on ka, et kuhu sa ennustad turundust liikumas, et mis sa arvad, mis on järgmised sellised suured trendid? Trend on kindlasti AI toolsid, me juba näeme praegu loomulikult viimastel nädalatel, ma ei tea, millal see podcast läheb laivi, aga viimastel nädalatel väga palju olnud meedias just igasugused OpenAI chatbotid ja igasugused erinevad asjad, et ma arvan, et üha rohkem on igasuguseid toolse, mis aitavad turundajatel tööd paremaks teha ja nende päeva lihtsamaks teha ja väga palju just B2B-l
need tools'id ja automatiseerivad asjad aitavad personaliseerida sisu. Ehk siis kui ma tean, et ma tahan enda kliendiks ABC panka, siis kui tema tuleb minu veebilehele, siis mul on temale arvatavasti teistsugune sisu kui kellelegi teisele, kes tuleb sinna veebilehele. Samamoodi on see, mis email marketingi nad saavad ja nii edasi. Et selline väga spetsiifiliseks minev sisu on kindlasti üks suur trend läbi siis selle nende AI ja nende tools'de, mis on saadaval. Teine trend on kindlasti see, mida ma mainisin ka natuke, on see sellised micro-influencerid ja siis nagu nende subject matter ekspertide enda sisu loomine. Et nendega hästi palju, nagu ma ütlesin nagu nendelt üritustelt, et nendega hästi palju nagu koostööd teha. Et nad ei peagi olema kõige kuulsamad või neil ei peagi olema kõige suurem jälgijaskond, aga neil on väga suur mõju mingit teatud grupi üle ja nendega koostöö tegemine on kindlasti suur trend. Okei, ma ei tea, Loona, sinuga võiks sellel teemal võiks veel pikema juttu maha pidada, aga lähme praegu sporditeemade juurde, et sa juba enne rääkisid sellest, kuidas sa oled enam-vähem jõudnud selleni, millest sa alustasid, aga ma tahaks alustada sellest sinu selle suve väljakutsest, mida sa tegid. See oli Jordaania ultramaraton. Palun räägi täpsemalt, mis see oli ja kuidas sa üldse leidsid sellise asja? See oli mitme päeva ultramaraton, 250 kilomeetrit kokku üle 5 päeva. Ehk siis iga päev sa jooksed kuskil kas 50 kilomeetrit, kolmas päev oli 70 kilomeetrit või 60 kilomeetrit, et see vaheldub iga päev. Ja see toimus Vadirumi kõrbes, mis on väga huvitav kõrb, sest see ei ole ainult selline, et ainult liivamäed, seal on sellist rohkem maastikku ja natuke see ümbruskond sul muutub, mitte võib-olla liiga palju. Ja põhiasi, mis selle väljakutse pool on ka see, et sul peavad kõik asjad endal kaasas olema, et see toit, riided, seal on küll sellised telgid, lahtised telgid, kus saad magada. Aga kõik, ja sul peavad kõik asjad ikkagi kaasas olema, et sa ei saa kellegi teise peale nagu lootma jääda. Hakkame algusest pihta. Leidsid, guugeldasid ultramarathons for, ma ei tea, best ultramarathons in the world. Või kuidas sa leidsid selle? Tegelikult seda korraldab selline organisatsioon nagu UltraX. Ja Inglismaal on teatud ultramaratonid, nagu Eestis on Ironman väga kuulus, ma arvan, et teatud sellised organisaatorid on küllaltki tuntud, kui sa oled mingis alal, et eks ma nägin seda UltraX ja seal on paar veel, et nad ju ise kogu aeg reklaamivad ja promovad neid erinevaid ultrajookse ja see tundus mulle väga põnev. Ja ma olin varem tegelikult juba mõelnud Marathon des Sablese peale, mis toimub Marokos ja on väga sarnane. Aga UltraX tundus mulle, et seal on natuke vähem neid jooksjaid, kui seal Marathon des Sablesel. Et mulle tundus, et see on nagu mõnes mõttes, et kui tõesti midagi juhtub, et siis vähemalt keegi tuleb mulle appi. Et see tundus mulle natuke rohkem safe. Nii, millest sa alustasid? Kui sa teadsid, et sind ootab ees 5 päeva ja 250 kilomeetrit, siis kui pikk su ettevalmistamise periood oli? Ma arvan, et kuskil 6 kuud, aga enne peab mõtlema ka seda, et ennem seda ma olin ikkagi jooksnud, et ma ei alustanud täiesti nullist. Kui pikalt sa olid jooksnud? Selles suhtes paar aastat nagu teinud linnamaratone ja erinevaid väljakutseid. Ja siis sealt oli selline 6 kuud, mis oli väga spetsiifiline plaan selleks, et sellest valmistuda. Ja kes sul selleks valmistuda aitas? See on üks Inglise naine, kes on ise ultrajooksja, professionaalne ultrajooksja ja. See kõlab nii huvitavalt, professionaalne ultrajooksja. Ja tema elu ongi see, et ta on professionaalne ultrajooksja ja ma võtsin temaga Instagramis ühendust ja kirjutasin, kas ta on nõus mulle tegema plaani ja ta tegi mulle selle plaani, aga see ei ole selline kus ta iga päev aitaks mind ja paneks mul mingeid muid asju paika, et see oli ainult see plaan, mis ma temalt sain nii-öelda. Kas ma võin küsida, mis hinnavahemikku selline plaan jääb? Need ei ole üldse kallid, et ma arvan, et need ultrajooksjad või treenerid või jooksjad, et see on nendel selline väike kõrval sisu
nagu väike sissetulek Jah. olgu, ehk siis panid plaani paika, hakkasid trenni tegema. Kuidas su treeninggraafik välja nägi? Kui palju tegid jooksu ja mis sa sinna kõrvale tegid? Nädalas oli alati üks puhkepäev ja nädalas oli mitu väga pikka jooksu. Kui ma räägin väga pikku jooksu, siis see võib näiteks näha välja nii, et kolmapäeval õhtul peale tööd jooksed 3 tundi ja siis pühapäeval jooksed 5 tundi. Et need on need nagu pikad jooksud. 5 tundi jooksed? Ja. Pühapäeval? Et need on sellised pikemad jooksud, et ega sa päeval midagi muud teha ei ole. Patrik võiks ka lonksu selle peale. Patrik läheb 5 tundi pühapäeval jooksma. Patrik noogutas niimoodi, et nagu no freaking way. Oota, ma pean selle küsimuse ära küsima. Miks, Loona? Ma nägin osadelt, ma tegin ühe sellise väiksema ultrajooksu ennem seda ja isegi need linnamaratonid ikkagi õpetavad sulle nii palju, et ma olen selline olnud, nagu ma ütlesin, vaata Eesti koolides oli kiusamine või selline õrna hingega ja võtan kõik asju väga südamesse. Et mulle tundus, et need väljakutsed aitavad sul kasvatada seda ala, kus sa võid nagu raskustes olla pikemalt ja sa tead, et sa ei anna alla ja sa saad, et sellest on võimalik üle saada. Et iga selline nagu valu, nii füüsiline kui mentaalne, et sellest on võimalik tegelikult üle saada. Ja mida rohkem sul elus igasuguseid raskusi on, seda rohkem sa oskad tegelikult nendega ka toime tulla. Wow, okei. Nii, aga siis te hakkasid trenni tegema, kas sa tegid jõutrenni ka? Ja jõutrenn on ülioluline, eriti ultrajooksudel, sest ultrajooksudel on tavaliselt esiteks maastikus sa jooksed on ebatasaline ja teiseks sul on tavaliselt päris palju mägesid. Et sul on kindlasti vaja teha jõutrenni ja pluss veel see ka, et ongi, et kui sa jooksed 5 tundi, et su keha peab ikkagi tugev olema. Kui tihti sa seda tegid? Ja millised kavad need välja nägid? Ma pean tunnistama, et ma tegin seda võib-olla 1 kord nädalas, aga siis ma kindlasti tegin, et jõutrenn ei ole kindlasti mul lemmiktrenn, et ma teen seda tõesti selle nimel, et ma tean, et see aitab olla mul parem jooksja. Kas sa võid jagada, et kas on mingid kindlad harjutused, mida sa tead, et sa pead tegema just jõutrenni mõttes? Ja ma olen ka pigem lihtsalt vaadanud internetist, et mis on head harjutused jooksjatele, et kuidas oma jalgu, keha, aga tegelikult see ei ole nii, et sa treenid ainult oma jalgu, et tegelikult see on ikkagi üldkehalist, mis sul vaja on. Mul on siiamaani meeles, see oli vist Murakami raamat, et miks ma jooksen, ma võin selle nime praegu täiesti valesti öelda, aga seal ta rääkis näiteks seda, et tema jooksis vist 100 kilomeetrist võistlust, mis oli järjest 100 kilomeetrit ja ta ütles, et üks hetk, kui tal enam jalad ei kandnud, siis ta hakkas lihtsalt kätega rohkem liigutama ja siis need käed kuidagi aitasid tal keha edasi viia. Ja see on kuidagi jäänud minuga siiamaani, et kui ma mõtlen mingi hetk on nagu hästi raske, et siis paned nagu käed rohkem tööle või kasutad muud keha. Et kui sa jõutrenni teed, siis sa ei saa nii, et sa teed oma ainult kükke, et sa pead ikka nagu kogu keha treenima. See Murakami raamat, miks me jookseme. Mina väga soovitan seda lugeda mitte ainult jooksjatel, aga üldse kõigil inimestel, et see on minust väga silmi avav raamat ja mul on nii hea meel, et sa tõid selle välja, et jooksjatel on ka vaja teha lihastrenni ja kes ei tea, kust alustada, siis mina väga soovitan NTC äpp, Nike Training Club äpp. Seal on tegelikult olemas ka erinevad siis treeningkavad, mis ongi mõeldud jooksjatele, et erinevate pikkustega ja kui ei oska kuskilt pihta hakata, siis seda väga soovitan. Ja ma kasutan ka seda. No, väga hea, Loona garantii, jõuate ka äkki kunagi Jordaaniasse. Varustus, räägi natuke sellest. Varustuse kokkupanek oli väga keeruline minu jaoks. Ma arvan, et mitu nädalat oli mu kodu nagu see Amazoni mingi hoidla, et ma lihtsalt, seal on kit list, mis sul peab olema, sa ei võigi minna võistlusele, kui sul teatud asju pole. Näiteks, ma ei tea, vile või see keep, mis on, kui sa hakkad ära külmuma või kuskil oled või seal on nagu nii palju asju, mis sul peavad olema. Ja loomulikult, kuna sa tegelikult kõiki selliseid asju ei ole varem kasutanud, siis sa ei tea tegelikult, mis sulle sobib või mis on hea, et mingid asju tellisin, proovisin, saatsin tagasi. Ma ei tea, oluline mingi kõrbemüts, et sul kael ära ei põleks või et selle kõrbemütsi alune peab olema must, sellepärast et siis see
kui päike peegeldub liivale, siis see ei reflekti nii hullult tagasi sulle näkku, et ma nagu õppisin väga palju nagu igasuguseid varustuse kohta ja. Okei, vau. Aga kui sa selle võistlusele ennast kirja panid, kas ma võin küsida, mis see maksab üldse sinna minek? Nagu võistluse osalustasu? Ma pean seda üle vaatama, sellega oli jällegi see, et see Ultra X oli näiteks palju odavam kui Marathon des Sables, mis on väga kallis, et see oli tegelikult palju mõistlikum ja mis oli veel väga hea, mis mulle meeldis, et sa said teha kuumakse. Et sa ei pea maksma kogu seda summat kohe ära, vaid sa teedki kuumakse, mis on võib-olla sama palju kui su telefoniarve või nagu midagi muud, et see on väga-väga mõistlik ja see on tegelikult, nad ongi selle nii teinud, et palju inimesi saaks osaleda, et see ei oleks ainult nendele, kes saavad selle summa kohe ära maksta. Aga palju need võistlejad oli seal kokku? Seal oli kuskil 130 jooksjat, nad sellistele jooksutele ei võtagi väga palju inimesi, lihtsalt ohutuse mõttes on teatud summa inimesi. Kas sa suhtlesid seal teiste võistlejatega ka, et miks teised seal olid? Ja see oligi nii huvitav, et inimestel olid nii huvitavaid lugusid, et miks nad seal on, et osadel olid et nad on olnud mingid, ma ei tea, väga ülekaalus ja siis on nagu alustanud kogu teekonda jooksule ja siis on jõudnud sinna, et osad, kes jooksid nagu võib-olla charity jaoks, kellel on võib-olla peres kellega midagi juhtunud ja jooksevad selle nimel, et kõigil olid nagu väga erinevad lood ja seda oli väga huvitav kuulda. Ja ma mäletan, et kui ma istusin seal peale mingit jooksu ja rääkisin nende teiste jooksjatega, siis ma mõtlesin, et see kõik siin on nagu nii eriline, et ma ei oska seda ilmselt pärast nagu teistele edasi anda või rääkida, et ma arvan, et sa pead tõesti kogu seda, see ei ole ainult see jooks, mis seal on, vaid kogu see community, need teised jooksed, et sa pead seda nagu ise kogema. Aga proovime, Loona, natuke proovime seda edasi anda, sest et see tõesti tundus nagu väga, see tundus tõesti midagi sellist, mida sa ei oska kirjeldada, et aga äkki õnnestub, et sa oled seal koha peal, sul on kõik asjad olemas, sa oled starti ja esimesel päeval palju sa jooksid? Esimene päev jooksime kuskil 53 kilomeetrit, kui ma eksi. Ja liivas? Ja liivas, et liiva on hästi erinevad, seal saad kiiresti aru, et väga palju on, ma alati lootsin ennem seda võistlust tegelikult, et kui palju seda ikka seda pehmet liiva seal olla saab, et kindlasti on nagu, et ma nägin piltidelt, aga siis ma sain aru, et need pildid alati tehakse siis, kui on nagu inimestel lihtsam või kuskil nagu see mingi rada natuke. Et tegelikult ikkagi enamus on nagu pehme liiv, kus sa jooksed, et sa pead muutma oma jooksutehnikat ja tegelikult ma pean ütlema, et ma olin selles päris hea, et ma muutsin oma jooksutehnikat ja seda ütles mulle teised jooksjad, ma ei pannud seda ise tähele. Ehk siis sa teed oma sammud palju lühemaks ja sa natuke kiiremini võtad oma jalad üles, et sa jääks sinna liiva sisse vajuma. Ja teiseks, mis esimene päev, ma lõpetasin jooksu ja ma vaatasin, mis mu pulss oli ja teised jooksjad vaatasid ka, mis nende pulss oli. Ja mu keskmine pulss oli olnud 176. Ja ma mõtlesin, see ei ole võimalik, et sa jooksed, sa ei saa joosta 5 päeva järjest pulsiga 176 või 175. Et tegelikult, mis on see heat acclimatization. Et esimene päev sa ei ole üldse, see oli kõik 38 kraadi kuuma, et sa ei ole selle kuumaga ikka nagu üldse harjunud, et su keha lihtsalt nagu mõtleb, et mida üldse teha. Ja tegelikult see pulss, see tundus mulle, see oli väga shocking, mida ma ei arvanud varem. Järgmise päeva pulss oli 140 keskmine, et see pulss sul tegelikult kõigil jooksjatel tuli alla järgmistel päevadel. Mis ei tähenda, et see oli lihtsam. Aga mis päev see kõige lihtsam oli? Kõige lihtsam minu jaoks, aga see oli väga erinevatel jooksjatel väga erinev, et osad jooksjad jooksidki oma esimese päeva väga kiiresti ja liiga kiiresti ja tegelikult siis langes väga palju jookseid välja, et mina võtsin seda esimest päeva ikka väga rahulikult ja üldse üritasin aru saada, et mis siin toimub, kuna minu eesmärk üleüldse oli kogu selle võistlusele, et üldse lõpetada, et ma suudaks selle lõpetada. Minu jaoks kõige kergem päev oli 4. päev, sest siis ma olin vist saanud natuke juba enesekindlust, sest ma nägin, et mul nagu mingid jooksjad läksid päris hästi ja teised jooksjad tulid mulle ütlema, et vau, et sa jooksid juba nagu sinna nendele top kohtadele. Aga ma ei tahtnud üldse kuulda nendest, et mis top kohad, see lisab sellise pressure'i sulle, et sa pead nüüd, et ma ei tahtnud üldse teada, et mis kohal ma lõpetan. Ma ei läinud peale jookse vaatama, et kus ma lõpetasin. Aga 4. päev mul kuidagi läks väga hästi. Ei saad aru, ma lihtsalt mõtlen seda praegu, et see on ikka crazy.
aga ütleme, et ma lähen uuesti tagasi algusesse, et võid vahet jälle, mis päevast sa stardid on ju, siis sa jooksed, sul on mingid telgid. Kas keegi sai sulle tuua siis sinna mingit, ma ei tea, varustust või süüa või et kas seal olid mingid saateautod, et kuidas see asi käis? Ja seal on nagu palju vabatahtlikke, kes aitavad, et iga kuskil 8 või 10 kilomeetri tagant on sellised väiksed telgid, kus sa saad juua, aga jook on ainuke asi, mis sa sealt saad. Sa ei saa sealt süüa, sa ei saa sealt soolatablette, sa ei saa sealt elektrolüüte. Et kui sul on elektrolüüd ära kadunud või sa ei võtnud neid kaasa piisavalt või neid soolatablette, siis see it's on you. Et keegi sulle neid andma ei hakka. Et see on nagu nimelt tehtud nii, et inimesed peavad olema ikkagi väga prepared kõikide oma asjadega. Et seal oli ja mõnikord neid joogipunkte pidigi, et korraldajad pidid rohkem panema, sest nii kuumad ilmad olid, et kui sa mõtled muidu küll, et kui sa oled võib-olla selline linnajooksja või harrastusjooksja, et mõtled 8 kilomeetrit, et see ei ole ju nii pikk, aga seal kõrbes see 8 kilomeetrit võib mõnikord tähendada 3 tundi. Ehk siis sul on 3 tundi, ainult see jook, mida sa suudad endaga kaasa kanda, et sul on võib-olla mingi liiter vett, mida sa oma vestis kaasas kannad. Mis su päevane kaloraaž oli seal? Ma ei tea. Ma ei vaadanud seda, ma lihtsalt minu ainuke eesmärk oli, et ma sööks piisavalt palju, sellega paljud langesid välja, et nad ei suutnud piisavalt palju süüa, et ma kindlasti, ma ei tea, ma tegin Instagramis ka mingisuguse sellise polli või küsimuste, et paljud küsisid, et palju sa kaalu kaotasid, aga ma ei kaotanud kaalu, sest see eesmärk oli kogu aeg see, et sa pead jõudma süüa piisavalt energiat ja veel rohkemgi tagasi. Esiteks, et sa jooksul jooksu ära teha ja sa jõuaks veel järgmine päev ka joosta. Et tegelikult lihtsalt iga 30 minuti tagant ma sõin midagi, mis on üliraske. Aga see söök oli, kogu aeg kandsid kaasas seda siis on ju? Sööki kandsid kaasas jah. Et sul on jah nagu lisaraskus ka veel kõigele lisaks. Täitsa crazy. Kuule, aga mis su järgmine siis, ma lähen korra tagasi sinna, ma ei küsi veel järgmise kohta. Kõige raskem päev, selle kohta tahtsin ka küsida. See oli 3. päev, kui oli 70 kilomeetrit ja siis, no muidu ka kui need jooksud algasid, siis sa võib-olla ainult esimese tunni või 2 tundi nägid teisi jooksjaid, et tegelikult sa ei näinud väga palju jooksjaid, sest kõik läksid oma temposse. Kui sa proovidki kellegiga võib-olla seal koos joosta, siis see tähendab seda, et kas sa jooksed liiga aeglaselt tegelikult või liiga kiiresti. Et tegelikult on raske leida kedagi, kellega sa täpselt samamoodi jooksed. Et see 3. päev oligi väga-väga raske ja oligi kuskil 10 tundi järjest jooksin ja ma lihtsalt mäletan seda, et ma olin arvestanud oma joogiga, et kus on viimane joogipunkt, et mis kilomeetril. Ja lihtsalt vaatan selja taha, vaatan ette ja ongi nagu nendes filmides, kus juba mingi, ma ei tea, mirage hakkab tulema, sa ei näe mitte midagi, mitte kuhugi, mitte ühtegi inimest, ei seda telki. Ja siis ma hakkasin sattuma tegelikult paanikasse ja ma nägin ainult ühte mingit meest ja ma arvasin, et see on võib-olla mingi kohalik beduiin, kes seal seisab, sest ma ei näinud ka väga hästi, aga tegelikult nendel korraldajatel nad ei olnud kuidagi arvestanud, et osad jooksed vist nii kiiresti kuidagi sinna jõuavad ja nad ei olnud jõudnud üles seada telki. Ja seal oli ainult üks korraldaja mees, ise ka ilma varjuta päikse käes ja tal oli ainult üks suur veepudel tulikuuma vett. Ja muidu, kui ma olin nende korraldajate ja vabatahtlike, ma sain isegi mingisuguse eriauhinna lõpuks, et ma alati nagu andsin neile väga palju propsi, et nad on nii tublid ja nemad on nii tugevad, sest enamasti kui jooksjad jõuavad sinna punktidest, siis nad on suhteliselt pahased ja ainult nõuavad kõiki asju, et ma üritasin nagu väga tore nendega olla, aga sel hetkel ma ütlesin ka sellele mehele, et praegu on minul väga low point, et ma lihtsalt palun anna mulle lihtsalt vett ja ma lähen nagu edasi, et kui palju kilomeetreid on finišini ja sest finišini on näha. Ja ta ütles, et finišini on 400 meetrit. Kui sa mõtled nagu inimesena praegu, et kui sa tead, et finišis on 400 meetrit, siis see on ju ülilihtne, vaata, seal ei olegi midagi. Aga see oli ülesmäge lahtise liivaga ja seda finiši on näha ja siis ma lihtsalt kuidagi murdusin. 400 meetrit ennem finišit ma murdusin, ma veel filmisin seda, sest ma tahtsin, et mulle see meelde jääks, et ma seal nagu nutsin ja kõndisin ja tegelikult oli nii vähe minna, et see on nii huvitav, kuidas inimesed võivad ka murduda nagu nii vähe enne finišit või mingi lõpp-punkti. Kuidas sa sealt välja said? Mis sa rääkisid endale? Mis seal videos oli? Seal videos ma rääkisingi, et praegu on siin väga raske punkt ja midagi seal rääkisin, aga no üleüldiselt ma ikkagi oskan, ma olen nagu
küllaltki positiivne inimene, et ma suudan alati ikkagi ennast tagasi tuua, aga ma olin ise suhteliselt üllatunud, et ma sinna punkti jõudsin. Okei, nüüd ma saan küsida, mis järgmiseks? Kusjuures ma ei ole seda võib-olla veel välja öelnudki. Ma tegin Instagramis ka sellise küsitluse ja tahtsin tegelikult soovitusi inimestelt, et mida teha. Ja seal tuli nagu väga palju põnevaid ettevõtmisi, et ma tean isegi Eestis on vist mingisugune 100 kilomeetri talve oma, aga mulle tundus, et mul ei olnud piisavalt, nagu ma ütlesin, siis mulle meeldib Haanja 100, et mulle tundus, et mul ei ole piisavalt aega, et selleks valmistuda. Ma tahan alati, et mul oleks väga õige valmistus selleks. Keegi soovitas Forest Gumpi teekond läbi teha, seal oli igasuguseid põnevaid ideesid, aga ma lõpuks leidsin sellise väljakutse, mis on 105 kilomeetrit järjest. Ehk sa jooksed siis kuskil 20 tundi võib-olla ja see on Mozart 100 by UTMB ja mis on Austrias mägedes ja seal on üle 5000 meetri elevation tõusumeetreid, mis on väga palju. Et ma ei ole kindel, kas selleks on Londonis tegelikult võimalik treenida. Et ma pean natuke seda veel läbi vaatama, aga ma väga tahaks teha seda. Kas Londonis siis ei ole me tehtud mingit special gym'i selleks, et nagu... Ei, muidugi selles suhtes, et sul ei pea isegi olema special gym. Sa võid minna treadmilli peale ja panna selle tõusumeetri üles, aga tead isegi kui raske on treadmilli peal 5 tundi joosta. Ei tea, kusjuures, sest ma pole mitte kunagi seda teinud ja miski ütleb mulle, et ma ei tee seda ka. Ma elan sulle täiega kaasa, kui sa seda tegema hakkad, aga ma ise olen küll nii, et Lana, jõudu sulle. Et ma üritan ja, et tegelikult see mõte, miks mulle meeldivad need väljakused ja maastikujooks on just see, et sa saad minna loodusesse, et see sunnib mind näiteks panema ka väga palju, ma lähen Londonist välja, et lähengi laupäeval, võtan rongi, sõidan kuhugi, nagu kus on rohkem mägesid, et see on selline hea push ja motivatsioon, et minna tegelikult loodusesse, mida ma muidu ei teeks, et see treadmilli peal jah, see oleks võimalik võib-olla Londonis, aga see ei ole parim variant. Kuule, aga sa oled öelnud ka, et see jooks aitab sul olla mentaalselt tugevam, et milles see mentaalne tugevus sul igapäevaselt väljendab, et kuidas see nagu spordirajalt iga päev üle kandub? See ongi see, mis ma ennem ütlesin, et kui on väga raske, et sa ei anna alla ja su see taluvuslävi läheb nagu suuremaks, et ma mõtlen isegi, kui me läheme tagasi töö juurde, et esimesed korrad, kui töö juures sain mingit kriitikat või sellist mitte ainult positiivset tagasisidet, siis ma võtsin seda väga südamesse, kuna ma siuke perfektsionist ja siis nagu mõtlesid kõik, mis tegema pead. Et ma tunnen, et mul on see nagu aastatega nagu loomulikult see tuleb ka töökogemusest, aga see tuleb ka sellest, kui sa näed jooksudel, et nii raske on ja tegelikult sellest saad üle, et ma arvan, et see kuidagi läheb sinna mujale ellu ka kandub. Kas sa midagi jooksust väljapool ka teed, et oma mentaalset vormi siis treenida? Mitte väga palju, ma ütleks, et ongi põhiasi minu jaoks on liikumine, mis on mulle kõige olulisem, mis aitab mul, et kui ma käin isegi jooksmas, siis isegi kui ma jooksu ajal mõtlen väga palju võib-olla ka töömõtteid või mingeid eraelu konflikte, siis kuigi võib-olla ma alati ei tule selle lahendusele selle jooksu ajal, siis ma tunnen, et kui ma selle jooksu ära jooksnud ja vaatan uuesti seda probleemi, siis näen seda ilmselt palju paremini, et see kuidagi aitab seda kõike analüüsida. Kuidas sulle tundub, kui sa vaatad enda sõpru ja töökaaslasi ja võib-olla siis spordiringkonnas, kus sa ringi liigud, et kuidas meil selle vaimse tervisega lood on? Ma arvangi, et seda enam rohkem ja nagu sa ütlesid, isegi kui sa vaatad, ma ei tea neid täpseid statistikat nagu üldise ühiskonna kohta, aga kui ma vaatan isegi oma tutvusringkonda, siis väga paljudel on erinevaid probleeme sellega ja otsivad, kuidas sellega toime tulla. Et ma arvan, et see ongi lihtsalt, sul on nagu asjad muutuvad nii kiiresti, sul on nii suur surve. Ma mõtlen nagu Londonis, kui ma vaatan enda ümber, kõik on nii edukad, kõik on nii tublid, kõik teevad nii palju iga päev, et sul on kogu aeg see surve, et sina pead sama palju jõudma ja sama palju ja veel rohkem tegema, et mis mõnes mõttes on hea, sest see innustab sind tegema ja jõudma rohkematesse kohtadesse, aga samas loomulikult see võib olla ka vaimselt väga-väga koormav. On sul olnud mõni selline hetk, kus sa tunned, et ei jaksa enam? Eks neid ikka tuleb, eriti jah, just töö stressi mõttes tuleb ikka väga palju, aga
nagu me rääkisime sellest, et tuleb aru saada, et kas sa lähed sinna sprinditrenni või ei lähe, et kuidas su keha tunneb. Et ma arvan, et tööalaselt sa peaks ka aru saama, et mis on need stressi asjad, mis sul on okei ja et okei, et sa tead, et see on korraks või läheb üle. Aga mis on need asjad, mida sa vaatad, et võib-olla sa pead tegema siin mingi muutuse. Et kuigi et see muutus võib olema raskem, võib-olla tähendab seda, et sa saad vähem palka, et võib-olla sa pead minema kuhugi mujale tööle, et sa pead selle muutuse tegema, et sa pead kuidagi tunnetama ära, et kui palju sa stressi sa võid võtta ja kui palju sa tegelikult ei peaks. Jah, sest et mulle tundub, et vaimsest tervisest räägitakse aina rohkem ja vaimse tervise hoidmisest räägitakse rohkem ja inimesed ei ole enam kuidagi, see ei ole kuidagi tabu teema, et mul on mentaalselt keeruline, et see on hästi tore, et muidugi jah, kui töötada sellises nagu high-paced, ma ei tea, mis see on, keskkonnas nagu London, et seal on päris keeruline võib see olla. Aga kui sa vaatate, üks asi on siis vaimne tervis, kui sa vaatad meie ühiskonna tervist, kas on mingid asjad, mis seal panevad natuke südant valutama? Minu jaoks kõige sellisem südamelähedasem on ikkagi liikumine üleüldiselt, et loomulikult jällegi vaata, kui ma vaatan ainult oma sõpru või oma tutvusringkonda, siis ma vaatan, et kõik on nii sportlikud, kõik on nii aktiivsed, et vau, et kas see ongi niimoodi aastatega muutunud. Aga siis, kui sa vaatad statistikat, et kui paljud on ülekaalus ja kuidas nagu liikumine tegelikult üldisel ühiskonnal on, siis seda on ikkagi liiga vähe ja ülekaalusist või tervisemuresid on aina rohkem. Et ongi väga raske vahepeal ennast sellest mullist välja võtta, et mis sa näed, mis sinu ümber inimesed teevad ja mis tegelikkus on. Et tegelikult ma lihtsalt loodan, et kõik inimesed ikkagi, et vähemalt kui sa näed kedagi oma perest, sa näed kedagi oma tuttavast, kedagi oma sõpradest, kes sul tundub, et ei liigu piisavalt palju, isegi puht selle nagu lihtsalt oma tervise nimel, et palun võtta ta kaasa rattaga sõitma või palun võtta ta jooksma kaasa või jalutama, et vahet pole, kas see siis su see jooks või rattasõit on natuke aeglasem, et kui sa ei ole mingi olümpiajooksja või mingi olümpiarattur, et ei ole vahet, tee need paar liikumist natuke aeglasemalt, aga proovi innustada oma ümbruskonda liikuma. No ma arvan, et sina teed seda küll oma pundiga küll kindlasti palju ja kes tunneb, et tal veits on nagu inspiratsioonist puudus, siis ma ei tea, minge follow'ge Loona Instagrami, et see on seda on nii äge vaadata, mida kõike sa seal korda saadad ja nüüd on uued väljakutsed ka, neid on ka lahe hakata jälgima. Aga kui me räägime keskkonna tervisest, siis kui palju sa selle peale mõtled? No elad Londonis, vaat sa ütlesid, et tatt on teist värvi. Ja ei see just, et ma mõtlengi, et mõnikord Eestis loomulikult kõik asjad ei ole hästi, aga ma mõtlen see, et kuidas me loodust hoiame on üldiselt, ma arvan, võib-olla parem kui Londonis või mujal. Aga mina vaatan kõige rohkem tavaliselt siiski, kuna ma teen väga palju maastikujookse ja käin väljas jooksmas, siis loomulikult prügi on see, mis on enamasti, mis mulle kõige rohkem silma jääb. Ja kui sa oled ise jooksja, siis sa pead võtma ikkagi selle vastutuse, et loomulikult sa pead vahepeal sööma, sul on mingid asjad, et palun ära jäta mingit nagu jälge sinna loodusse või metsa, et kuhu sa lähed või kui sa näed midagi maas, siis võta see üles, kui sa tead, et see prügikast või sul on võimalik see varsti kuhugi ära panna. Et sellele ma kindlasti mõtlen väga palju, et mitte jätta endast nagu jalajälje jätad sinna metsakelaga, et sa jäta midagi sealt järgi. Ja ma arvan, sellised asjad nagu prügi sorteerimine ja mitte auto kasutamine, et osad need asjad, et mida on väga hea näha, et minu arust need on juba sellised nagu standard, nagu mitte auto kasutamine, mitte, aga nagu prügi sortimine, mingid osad asjad, et need on juba selline standard, et need ei ole midagi sellist nagu erilist, mida keegi teeb. Enne mul jäi küsimata, kuidas sina Londonis liikled muidu? Kas sa käid nagu metrooga, sõidad või jala või autoga? Ma väga palju sõidan kas elektri jalgrattaga või metrooga, et Londonis metroo on linna süda, milleta tegelikult London või metroo jääb kinni, siis see linn tegelikult ei toimi, et need vahemaad on ikkagi väga pikad, et ma tean, et see on muidugi excuse, aga alati selle rattaga sul on päris keeruline jõuda kuhugi, et isegi metrooga võid sõita vahepeal ma sõidangi 45 minutit tööle, et metroo ja ratas pigem on need põhi.
sa ütlesid nii armsalt, et noh, et see on nagu excuse, aga vahepeal ongi ju excuse, et ja noh, see on ka okei, et alati kõige eest ja kõigi eest ei jõua alati hoolitseda, et vahest tuleb teha ka nagu mingit siukest asju ja. Vau, okei, Loona, kuule, ma tahaks su käest küsida, õigemini mitte mina ei taha, aga mul on siin 2 küsimust. 2 küsimust väljaspoolt mind ja Kairit. Esimene, 3 must-do trenni Londonis. Väga hea küsimus. Kindlasti One Rebel. See on selline heat trenn, kus sa poole aja jooksed ja poole aja teed jõutrenni, aga sa kogu aeg vahetad seda. Et näiteks, et jooksed 5 minutit, siis teed jõuharjutusi, et tegelikult kusjuures see ongi üks väga hea trenn sellistele jooksjatele, kes ei ole väga jõutreeni fännid, et siis sa saad teha oma seda jooksu ja jõutrenni ka. Et One Rebel, siis on kindlasti selline, mis on üle maailma kuulus ka Paris bootcamp, mis on väga sarnane kontseptsioon, aga seal on veel eriti selline karm ja eriti pikad trennid, et võib-olla nagu 60 minutit bootcampi ja kogu nende turundus ja see kommunikatsioon, et kuidas ongi, et kõik peab olema väga selline, et need treenerid karjuvadki su peale ja et see selline teistsugune, et see võib-olla ei sobi kõigile inimestele, aga minul näiteks meeldib. Need 2, ma arvan, on head soovitused ja. Ja siis minge lihtsalt linna vahele jooksma, on ju? Minge ja näiteks minge Hyde Parki jooksma või Richmond Parki jooksma. Richmond Parkis sa garanteeritud näha bämbisid, nii et igal juhul. Muidugi sa pead tegema suht suure ringi, sest Richmond Park on väga suur. Väga hea soovitus. Tahad bämbisid teha, mine jookse. Ja mis on su motimuusika? See on väga, võib-olla ma ei tea, kas piinlik, aga mulle väga meeldib Eesti räppi kuulata joostes. Nii, räägi, mis ma ei tea, lihtsalt kõik nagu ma alati, kui ma Eestis käin, siis ma küsin oma tuttavatelt, et mis on sellised uued, hästi palju vist selliseid nagu noori tulijaid seal räpi ja hip-hopi maailmas, et ma alati küsin, mis need jälle kõige populaarsemad lood ja artistid on ja siis mul on kuidagi hea sattunud nii, et väga palju Eesti räppi ja ma ei tea, miks. Väga huvitav. Kas on mõni kindel lugu, mis tuleb nagu pähe, et davai, kui on raske hetk, siis selle ma panen peale? Ei, sellist ei ole, aga üldiselt jah. Väga lahe. Kuule Loona, viimased soovitused siia otsa. Ehk siis üks teos, mida iga inimene võiks tarbida. Olgu see siis raamat, ma ei tea, näidend, näitus, film, seriaal, mis iganes. Raamatuid on küll väga palju, mida võiks soovitada, aga kuidagi on tulnud mul just oma tutvusringkonnast hetkel jutuks selline raamat nagu Never Split the Difference. Ma ei tea, seal on vist 2 autorit, ma ei mäleta nende nimesid, aga ühesõnaga see raamat räägib ja õpetab oskusi läbirääkimisteks. Ja kui sa alguses kuuled seda läbirääkimisteks ja mõtled, aga võib-olla mu töö ei ole selline, kus on vaja läbi rääkida või võib-olla ma ei tahagi kunagi palka suuremaks küsida. Ei, sul on igal juhul vaja lugeda seda raamatut, sest elus on nagu nii palju hetki, kus on vaja asju läbi rääkida ja mina olin ehe näide nagu üldiselt sellest, kes on selline, et palun ja võtke kõik mu raha ja ma olen nagu nõus ükskõik millega. Et loomulikult ma pidin seda juba nagu läbi töö väga palju muutma, et ma paremaks läbirääkijaks saada ja tegelikult koolis ka, ülikoolis olid sellised kursused, aga see raamat kuidagi oli selline väga hea värskendav ja ma tundsin, et seal on väga palju selliseid just praktilisi asju, mida sa saadki kohe hakata katsetama ja proovima, et seda ma väga soovitan kõigile. Issand, ma just eile rääkisin oma elukaaslasele sellest raamast, ütlesin, et mul ei ole seda praegu siin, see mul maal Rõuges, et kui jõulude ajal lähme, siis ma annan selle raamatu sulle, et ma tõesti ka väga-väga soovitan. Siis üks oskus, mille iga inimene võiks ära õppida. Ma arvan, et kuulamine ja ma olen võtnud endale selle sellise võib-olla, ma ei tea, ma ei usu mingitesse uusaasta lubaduste, aga ma olen mõelnud, mida nagu kuidas ennast paremaks muuta või mida teha, siis ma tunnen kindlasti, et teiste inimeste kuulamine, et esiteks loomulikult töö juures, et vältida selliseid lahkurääkimisi või arusaamatusi ja üldsegi õppida palju rohkem teistelt inimestelt, et teiste kuulamine, aga ka kindlasti väga palju sõpradega ja eraelus, et kõik tahavad ikka oma ju ära oodata, et millal see hetk tuleb, kui saaks
tahaks juba selle oma jutu rääkida, aga et mina tahan ise seda kindlasti sellest paremaks saada ja ma arvan, et kõik inimesed võiks seda osata. See on väga hea soovitus. Ma mäletan kunagi Lauri Pillap ütles mulle, et sa võid ükskõik, kui sa oled mingi peol või mingisugusel koosistumisel, et sa võid oma lugu rääkida, aga sa tead, kõik istuvad ja ootavad, et see jääks vait, sest et neil on palju parem lugu, mida rääkida. Ja ise mõtled enda peale ka, ise on ka niimoodi, et tahaks enda oma jagada. See kuulamise oskus on tõesti päris keeruline, aga väga hea oskus, mida omada. Siis üks hetk, mida iga inimene võiks kogeda. Eneseületamine kindlasti, et see tunne, et ongi, ma muidugi räägin, et linnamaratonis seal finišist üle tulema või Ironmani, ma ei tea, see on nii palju igasuguseid väljakutseid, et muidugi see füüsiline eneseületamine on selline väga võimas tunne. Aga ma arvan, et seda võib teha ükskõik mis alal, kas see mingi hobi, kas sa õpid mingi asja või tööl, et see tunne on kindlasti midagi sellist, mida loodetavasti enamus inimesi tunneb oma elu jooksul. Või eraelus või isegi endaga, sest et me aeg-ajalt ju räägime ka endale mingisuguseid, ma ei tea, limiteerivaid jutte või et ma pole piisav või ma ei saa hakkama, et isegi iseenda ületamine on sellises faasis on midagi, mida tasub proovida. Ja siis viimase soovitusena, ma ei tea, mis soovitus siit nüüd tuleb, aga üks spordiala, mida iga inimene võiks proovida. Ma ei saa öelda mitte midagi muud kui jooksmine. Ma ei näe mitte mingisugust excuse'i, kui sul ei ole just tervisega, loomulikult kui sul on vigastus või on terviseprobleem, miks sa ei peaks käima jooksmas, see on kõige lihtsam spordiala, mida teha nii-öelda, selles suhtes, et sul on vaja neid sporditosse ja sa oledki õues. Okei, ma tean, tegelikult Eestis talvel on see päris raske ja lihtsalt natuke keerulisem, et sul peab olema neid layereid päris palju, aga see ei ole võimatu, et minge jooksma, et ja palun, te ei peagi alustama kohe sellest, et nagu mina alustasin oma esimese Maraku treeningus, et jooksed iga jooksu nii kiiresti kui suudad, et palun jooksegi kas või üliaeglaselt need, et sa saad lihtsalt õue liikuma ja küll sul see harjumus siis tuleb ja küll saad neid kiiremaid jookse ka teha. Väga head soovitused. Loona, suur aitäh, et sa täna meile külla tulid ja no ma ei tea, ma soovin sulle megalt edu ja jaksu ja jõudu ja ma ei tea, mis asju soovitakse ultrajooksjatele enne võistlust? Ma ei teagi, mitte alla anda, ma arvan, jaa. See on jalad siblama või ja käed. Jah, täpselt nii. Nii et aitäh sulle, et sa olid täna meiega ja kuuled vaatajad, teile samad tänud ja järgmise korrani. Aitäh, Sandra. Tšau. Sportland, Be First podcast.